Hei, minu nimi on Hannes. Ja mina olen Henri. Ja see on esimene Jazzkaare podcast. Meil on väga hea meel, et meie vestluskaaslane on ülitalendikas Frank Ennimali, Erki Pärna kitarrist Joonas Kaarnemets. Tere, Joonas. Tere õhtust. Kuidas see läheb siis? Päris töiselt. Teeme just praegu, kus ma tulen, salvestasime Frankiga just paarile uuele loole mingid trummi asju ja reedel just jõudsin lennukiga, käisime Erkiga Ljubljanas mängimas. Oli selline festival nagu Ljubljana Mint, mingi showcase festival. Et olime paar päeva seal ja üldse siuke kiired ajad kuidagi praegu. Kas te tegite seal seda uut asja või Himmelbergetit või? No põhimõtteliselt seda uut asja, aga see uus asi on tegelikult vana asi, lihtsalt veits uuemad laulud. Et jah, niimoodi oligi. Et väga hästi läks seal. Võeti kohalikud võtsid hästi vastu. Ma alustan päris algusest, et sa oled väga noor veel ja sa juba mängid nagu kahes bändis ja päris suurtel lavadel, et kuidas sa nagu üldse muusikaga kohtusid? Kuidas sa sellele jõudis? Mul on päris hea lugu selle jaoks. Ma olin 4. klassis ja see oli ühel mingil pere sünnipäeval kuskil Õismäel vanavanemate juures. Ja seal oli kogu aeg mingi kitarr olnud toanurgas ja siis ma kuidagi, see oli just see aeg, kus ma hakkasin kuidagi nagu muusikat enda jaoks avastama ja mingid bände. Ja siis ühel sünnipäeval võttis selle pilli kätte ja ta oli nagu kunagi ammu tinistanud. Ja siis ta hakkas mängima Guns N' Roses ja lugu Don't Cry. Ja ma olin just selle bändi nagu enda jaoks avastanud ja siis oli mul siuke eurak moment või kuidas öelda selle kohta, et sa oled nagu kuulnud lindi pealt mingit lugu ja siis sul on võimalik ise seda järgi mängides, ma olin täiesti nagu, issand jumal küll. Ja pärast seda oligi, läks vist paar kuud läks mööda ja siis ma sain juba sünnipäevaks kitarri ja sealt edasi kuidagi. Te alustasite Frankiga mängimist? Frankiga mängimisest me alustasime nüüd 4 aastat tagasi. Ja sa kohtusid Erkiga pärast seda? Ja pärast seda. Kuidas te leidsite üksteist? Kuidas sa alustasid seal seda Erkiga projekte? Erkiga me kohtusime esimest korda siis, kui ta aitas meil teha esimest EP-d. Ja ta oli meil selline loovkonsultant seal ja siis me kuidagi seal nagu kohtusime. Aga kuidagi lähedamalt ma arvan, me saime tuttavaks võib-olla siis, kui me käisime Frankiga neil Drakonitega Saksa tuuril kaasas nädal aega ja siis oli siuke võib-olla suurem bondimine. Ja siis jah. Ja sinna üks sügispäev lihtsalt helistas mulle, et kuule, et siuke lugu on, et kas ei tahaks tulla. Ma natuke üritasin nagu telefoni otsa sirget nägu teha, siuke okei, ma tulen. Ja siis paned kõne ära, siis natuke värised seal telefoni otsa, oh my god. See oli väga lahe. Aga sa oled nüüd Otsakoolis õpetaja nüüd või? Lõpetanud. Aga kas sa seal kitari ei õpeta või? Ma õpetan praegu Gustav Adolfis. Okei. Jah, korra nädalas. Homme ongi õpetamispäev. Okei. Kuidas sellega läheb? Täitsa huvitavalt. Et mul ei ole kedagi, mul ongi pigem sellised õpilased, kes on nagu esimest korda võtavad kitarri kätte, et huvitav on nagu minna selle juurde tagasi, et kuidas sa ise tegid asju kuskil mingi 10 aastat tagasi või kuidas neid paremini teha või üritada väikestele selgitada seda. Kuulavad ka sind või? Kusjuures isegi natuke kuulavad. Et ma üritan hästi aeglaselt rääkida hästi lihtsate sõnadega, ei koorma mingit süsteemi üle sellega. No ma küsiks jälle selle esimese kohta, et sa mängid nagu kahes bändis ja sa minust mängisid Positiivsel. Ja et Intsikõrmul oli ka päris suur siuke publikaal. Kuidas sul nagu lavahirmuga hakkama on saada, et mis on nii palju mängida, et sa oled üle saanud? Ma ütleks, et nagu sellistel lahedamatel kontserdil mul pole nagu lavahirm, aga võib-olla on selline nagu ärevus, mis tuleb sisse, et mis ongi, et ilma milleta on võib-olla natuke nagu tuim peale minna või midagi teha. Et kõige ägedamt asjal ongi see, et sa tunned natuke seest nagu surib see, et
nüüd lähme. No kõik räägivad, et sinul on laval kõige nii-öelda paremad tantsuliigutused, et kui sa laval oled nii-öelda selles muusikas sees, et nagu kõik räägivad, kuidas sina oled ikka selles muusikas nii sees, et kas sul on endal ka mingi sihuke lihtsalt, mis sul on mingi ülim tunne peal, kui sa seal laval oled või kas sa lähed mingi mindset'i sinna sisse või? Kõige lahedam tunne on see, kui sa ei pea mõtlema või kui sa ei mõtle selle peale minu meelest, et sa oled lava peal, vaid sa oledki kuskil natuke nagu kuidagi teises kohas ja nagu see bänd on su ümber lihtsalt nii juba tugev jõud, et see muusika on juba seal kuidagi sihuke kuskil teises kohas, et sa oled lihtsalt selle sees ja nagu hõljud kuidagi. Et ja, just oligi viimase kontserdil Ljubljanas oli see sama tunne, et kuidagi hästi hämar ruum oli ka ja sihuke hästi äge. Aga kas Frankiga või mis vahe on nagu Frankiga või siis Erki Pernaga koos mängida või kas siis on laval mingi kuidagi mingi erineva tunnega, kas on Erkiga rohkem sihuke, et nii kõvad tegijad on kõrval kuidagi ja Frankiga on sihuke, et sõbrad on ja? Ei, ma ütleks, et sõbrad on mõlemas, aga ühes on mul võib-olla Erkiga, ma arvan, mul lihtsalt see, et mul on rohkem nagu vabadust antud, et saan võib-olla natuke sihukest natukene fine touch juurde panna, et Frankis võib-olla ongi sihuke natuke nagu väiksem koosseis ja nagu suurem roll on nagu selles mõttes kanda. Ja ma arvan, et see mõnes mõttes nagu peegeldub nagu mu rolli nagu nendes bändides ka, et Franki on ikkagi selles mõttes, et me oleme selle nagu koos nagu üles ehitanud ja et mul on seal nagu teha palju rohkem ja Erkiga ongi põhimõtteliselt see, et Erki teeb ise kõik ära ja siis me tuleme kohale ja kanname selle ette, aga sa kirjutad Franki jaoks muusikat. Kuidas kas see tuleb sulle nagu naturaalselt või kus sa sellest nii-öelda inspiratsiooni saad? Kõige rohkem muidugi muust muusikast. Et just viimasel ajal ma olen rohkem sellist muusika kuulamist ka harjutanud ja ma olen nagu rohkem sisse võtnud ja sellest tuleb nagu rohkem erinevat asja välja ka. Aga kindlasti on ka nagu mingisugused meeleolud ja asjad, mis elus juhtuvad. Kuidagi hästi nagu üldiselt ja ähmaselt öelda siis, aga jah, mingid elusündmused on ka viimasel ajal päris palju kindlasti nagu mõjutanud seda. Nagu kirjutamise poolest kindlasti nagu heas mõttes. Aga kes sind inspireerib? Ikka ise peab ennast inspireerima. Aga on sul mingi muusikali sees, keda sulle kõige rohkem meeldib nii-öelda kuulda ja mõelda, et tahaks ise sellel positsioonil olla? Eks need ole mitmed, ongi viimasel ajal see kuidagi vahetub vastavalt sellele, mida ma parajasti kuulan. Aga on sul kedagi nagu jäänud lapsest peale ka püsima, keda sa oled nagu mingid bändid või muusikud, keda sa oled nagu terve elu fännanud niimoodi või? Ja ma julgen pretendeerida Eesti top 5 Led Zeppelini fänniklubi kohale, et need on nagu, see mulle nagu jäänud. Aga võib-olla muusikalises mõttes nagu praegu ma otsin juba nagu mujalt oma mõjutusi. Hästi palju noortel muusikutel on tänapäeval loomekriis. Kas sul on see vahepeal lihtsalt, et sa pead midagi kirjutama, aga sul on mingi plokk ees, lihtsalt mitte midagi ei tule paberile? Mul on olnud seda, aga ma olen viimasel ajal kuidagi aru natuke saanud, et kui seda natuke harjutada, siis muusika kirjutamisest võib saada natuke selline mehaaniline tegevus ka. Et kui sa saad omale rutiini sisse, siis sa ei pea enam nagu keskenduma selle peale, et ma nüüd istun maha ja hakkan midagi tegema, et sul on kuidagi jooksvalt see nagu masinavärk käib, et see on muusika kirjutamine minu meelest nagu iga nagu teine asi, mida kas või ma ei tea, mingit mida rohkem seda teed, seda kergemini see tuleb ja seda paremaks see läheb nagu ajaga. Aga Erkiga on teil nüüd see uus projekt, see Afterglow. Kas sa räägiksid natukene sellest? Sellega te olete Jazzkarel ka kevadel. Ja Afterglow on iseenesest täpselt sama asi, mis oli Himmelberget, et liikmed on samad ja ainult, et see on siis selline kontseptsiooniline vahet, et kui ennem oli siis Himmelberget, see EP ja need lood, mis seal olid justkui esitamisel nagu põhikaaluga, sest nüüd tuleb Erkil kevadel uus plaat välja ja siis on justkui selle nagu
selle plaadi nüüd see periood selle bändi nagu elus. Ma tahaks küsida selle Franki muusikavideo, mis teil tuli Nightlights. Teil on minu arust väga-väga lahedad need videod, muusikavideod ja kas te nagu, olete ise nagu nende ideede taga või keegi teine teostab neid? Me tegime ühe video Pipers natuke aega tagasi, see idee tuli pigem nagu väljaspoolt ja siis me aitasime nagu sinna natuke kaasa. Aga see Nightlightsi video oli nüüd, ma tahaks isegi öelda, et esimene selliste nagu võib-olla mingi uue aja jaoks, kus me nagu, see tuleb rohkem nagu meie enda seest. Ja nagu seda on võib-olla veidi uhkem vaadata ka või selles, et see nagu näed kogu see muusika ja see visuaalne pool ja see video ja kõik see käib nagu rohkem nagu ühes kompotis koos. Et jah, me selle puhul me juba üsna kindlalt teadsime, mida me tahame. Ma küsiks veel seda, et sa mängid kaasbändis ja sa oled päris noor ja sa oled juba nii palju kontserte andnud, et kas on sul nii-öelda karjääri tipp või see on alles algus? Kas sa tunned, et sa oled saavutanud selle nii-öelda ülim positsiooni või nüüd sa oled nii-öelda elad elu? Kaugelt mitte. Ja. Pigem on isegi probleem nagu selles, et ma ei oska võib-olla isegi piisavalt nagu hinnata seda, kus ma olen. Et pigem on nagu mingid asjad kogu aeg kaugemal ees, et sa nagu ei suuda olevikus seda võib-olla hinnata või mis sa nagu teed või teinud oled. Pigem nagu see jama. Aga kuhu sa minna tahaksid? Kõrgustesse ja kaugustesse ja kivisse raiduda oma nime. Äkki sa räägid natukene veel mingitest live-kogemustest, kas sulle meeldib pigem siukseid intiimseid kontserte anda või sulle meeldivad siuksed suuremate lavade kontserti? Või mis teil üldse on olnud nagu kõige suurema mastaabiga kontserdid Frankiga näiteks või Pärnojaga? Mulle meeldib mõlemad. Mulle meeldib lihtsalt nagu kontserte anda, et tegelikult ma pole nii väga isegi tundnud seda, võib-olla mingi häälestuse nagu enda häälestamise nagu küsimus on, aga tegelikult kokkuvõttes on ikkagi see kontsert on kontsert, et ma ei lähe mõtlema, et kumb on, et kuhu ma nüüd täna lähen. Pigem ongi see bändi nagu sünergia on see, mis peab nagu välja kandma. Lihtsalt võib-olla ongi vahe see, et paljud ei taipa, et kuskil nagu suurt nagu lava ära täita või nagu suurt rahvamassi nagu endale püüda, siis selleks peab olema võimeline ka nagu niisugust 10 inimeselist publikut kuskil väikses toas nagu enda poole nii-öelda võita. Et kui sa nagu seda ei suudeta, siis ei ole kaugele mulle väga mõtet mõelda. See on mingi asi, mis ma olen viimasel ajal lahti närinud. Franki Animaliga te olete olnud, kui ma ei eksi, 5 aastat koos. Umbes nii. Et hästi tüüpiline on see, et hakkavad lõpuks tekkima ikka mingi, te ei nõustu mingi asjaga, et kuidas teil see keemia on, kas te ikka olete nagu, kui saate nii hästi läbi ja nagu mõistate üksteist nii-öelda projektide vastuvõtmisega või teil ikka vahepeal nagu hakkab juba 5 aastaga nagu midagi nagu... Eks keemia on muutunud päris mitu korda, meil on liikmeid vahetunud ja igast asju on vahepeal juhtunud, aga selles mõttes ongi, et ma isegi ütleks, et pigem on need asjad meid nagu mõnes mõttes isegi nagu rohkem kokku toonud, et need, kes me nüüd praegu seal oleme võib-olla aru saanud, et see asi ongi meid rohkem nagu kokku mätsinud rohkem, et ju siis me suudame tugevalt edasi liikuda, kui see liiga õilsalt ei kõla. Aga mis on see kõige suurem unistus sul? Nagu enda peale mõeldes või? Jah. Kui sa oled 50, siis kus sa tahaksid olla? Kui ma olen 57, siis ma tahan istuda kuskil maakohas veranda peal ja siis mängida pilli ja siis mõelda, et kurat, ägedaid asju on ikka tehtud. Aga mitte niimoodi, et ma nüüd enam edasi ei teeks, aga niimoodi, et selleks ajaks on mul juba midagi, mida ette näidata. Aga ma veel ei tea, mis see on. Seda peab nüüd lähimad aastad näitama. Ma lõpetuseks küsin, et
kas sa oskad Jazzkaare kavast midagi soovitada, mida sa ise näiteks tahaksid näha? Ma üks päev uurisin seda kava ja mul esimene asi, mis mu silma torkas, oli Jeemeni bluus. Iisraelist pärit ja see oli kõige lahedama nimega bänd, mis seal mulle silma jäi. Et seda ma tahaks näha ja noh, kindlasti ma arvan, see Must Go on ju, kus ta meil oli, Steve Gadd bänd USA-st, mis on, ma kujutan ette, üks peaesinejadest ka kindlasti. Ja seda tahaks kindlasti näha. Ja noh, siis kuna ma olen ise natuke selline estraadi fänn, siis ma tahaks näha ka Tribute to Tallinn 67. See nimi on minu arust väga äge. See pidi tõesti väga tulema. Aga aitäh, et sa meiega istusid ja edu sulle oma tegemistes. Ja tulge siis ikka Jazzkaarele 21.30 aprill Telliskivis. Ja lisainformatsiooni kava kohta ja kontsertide kohta saab www.jazzkaar.ee. Aitäh, Joonas! Aitäh teile!